Ma olen umbes pool aastat võtnud hoogu selleks, et rääkida sulle natuke lähemalt psühholoogilistest mängudest ja sellest nähtamatust hierarhiast, mis hästi tihti saab loodud inimestega juba esmakohtumisel. Ja ma olen täiega tahtnud kuidagi selle hästi struktureerida ja läbi mõelda ja läbi kirjutada ja siis mul hakkab üha enam tunduma, et seda aega, millal ma päriselt jõuaksin seda sellisel kujul teha, ei tule niipea. Ometigi teema on hästi aktuaalne. Ma olen sellest viimasel ajal hästi-hästi palju rääkinud tööalaselt, konsultatsioonides, koolitustel, kui siis tegelikult ka isiklikes suhetes, sõpradega, tuttavatega. Ja ma arvan, et ma jagan seda teemat sinuga ka täna, kasutades näidet või siis olgem ausad, kasutades midagi, millega me kõik internetiavarustes igapäevaselt kokku puutume, millega sa puutud kindlasti igapäevaselt või vähemalt ülepäeviti kokku, kui sa internetis ennast väljendad, kui sa midagi teed, postitad, jagad, kui võib-olla sinu vaated erinevad mingisugusest mainstream lähenemisest. Ehk siis räägime energeetilistest hierarhiatest, ehk siis tegelikult sellest, kuidas inimestega esmakokkupuutel saab sageli ära määratud see, kes selles suhtes on võimupositsioonil. Alustuseks ma tahaks sulle natuke rääkida sellest, et meil on hierarhiad, sellised hierarhiad, mis kaasnevad positsiooniga. Alustuseks, hierarhiliselt peresüsteemis vanemad on alati kõrgemal pulgal kui lapsed. Ja see dünaamika tegelikult on hästi-hästi oluline, ennekõike siis, kui me oleme alaealised. Nüüd, kui me saame suureks, küpseks, vastutustundlikuks, täiskasvanuks, siis jah, vanemad jäävad küll endiselt hierarhiliselt meist kõrgemale positsioonile, aga see on oluline, et see suhe seal muutuks. Ehk siis tegelikult, kui vanemad paljuski väikestele lastele ütlevad, mida teha, kuidas teha, siis on oluline, et küpse täiskasvanuna sinu suhe sinu vanematega muutuks. Ehk siis sinu vanematel võib olla teine vaade, teine lähenemine, sina aktsepteerid seda, aga see ei pea mõjutama sinu otsuseid, tegusid ja valikuid. Ja otse loomulikult väga paljuski see hierarhia muutub ka siis, kui sa ise saad lapsevanemaks, sellepärast et siis kohe sina ka hierarhiast teatud mõttes tõused järgmisele tasandile. Nüüd töös organisatsioonides on seda formaalselt ja mitteformaalselt võib-olla isegi veel paremini näha. Formaalselt satud sa hierarhiasse läbi selle, et sa siis võtad vastu mingisuguse tööpakkumise või kandideerid mingisugusele ametikohale. Sinu otsene ülemus ja võib-olla kõik teised tema ülemused, kas siis otseselt või kaudselt paiknevad hierarhias sinust kõrgemal. Ja nüüd organisatsioonides, kus tegelikult inimesed teavad enda positsiooniga kaasnevaid kohustusi ja vastutust, siis asjad toimivad. Väga tihti muidugi organisatsioonides me teame, et on sellised varjatud liidrid, ehk siis inimesed, kes võib-olla on nagu organisatsiooni hierarhilises struktuuris madalamal positsioonil, aga kes tegelikult mõjutavad otsuseid ja teiste valikuid palju rohkem, kui esmapilgul arvata võib. Nüüd lähisuhetes küll oleks hea, kui me looksime lähisuhteid võrdsete tasandil. Tegelikult oleks üldse väga hea, kui me ka austaksime võib-olla organisatsiooni struktuurset hierarhiat, aga inimestena siiski tuleksime kokku nii-öelda nagu võrdsel tasandil. Paraku maailm ei toimi nii. Ma olen ise paljudes kontekstides hästi palju kasutanud sellist kisk- ja saaklooma näidet. Et tegelikult inimeste maailmas me võime küll nagu öelda, et inimolemus on puhas armastus, valgus, helgus, me oleme kõik nii head, aga samas jällegi tulles tagasi ka klassikute juurde, siis Carl Jung juba rääkis väga pikalt, väga palju sellest, et osa inimloomusest, inimolemusest on tegelikult ka see varjupool, on ju, agressiivne ja julm. Ja minu vaatest on tegelikult hästi oluline seda osa endas mitte alla suruda, mitte pisendada, mitte lihtsalt aktsepteerida või siis et ma näen teistes seda ja siis järelikult minus on see ka, kuidas ma saaksin selle kuidagi ära muuta, vaid et on oluline tegelikult seda varjupoolt integreerida, sellepärast et seal on väga väärtuslikku, väga kasulikku ressurssi.
aga varju poolest ma ei taha sulle praegu rääkida, kuigi ma tahan siiski nagu ära mainida, et on kohti, kus on tegelikult väga oluline kasutada ka seda mitte hea inimese potentsiaali. Ehk siis on kohti, kus on sul väga oluline seista enda eest, tõmmata maha mingisugune piir, öelda, et see ei ole okei, jääda endale kindlaks. Ja need on nagu kõik need omadused, mida tegelikult väga tihti ei seostata sellise hea inimese kuvandiga. Igal juhul, see on teine teema, ma ei taha sinna praegu pikemalt minna, ma tahaks tagasi tulla nüüd interneti kommentaatorite juurde ja selle juurde, kuidas väga tihti need inimesed püüavad ennast paigutada sinu suhtes kõrgemale positsioonile. Ja ma kasutan praegu näitena neid, aga sa võid tegelikult vaadata, kas seda laadi dünaamika võib ennast välja mängida ka võib-olla suhetes vastassoo esindajatega, no stiilis, et oletame, et saad tuttavaks kellegiga ja esimesest hetkest peale püüad sina hakata talle kangesti meeldima, püüad sina talle midagi tõestada, püüad sina hakata ennast sobitama mingisse rolli tema loos või tema näidendis. Noh, oletame, et ma ei tea, kasutame siis seda näidet, et oletame, et sa oled ka naine, on ju, ja siis sa said tuttavaks mingisuguse ägeda, sümpaatse meesterahvaga ja siis kogu sinu tähelepanu on sellele, et huvitav, millist naist ta endale tahab ja kuidas ma saaksin teha kõik endast sõltuva, et tõestada talle, et ma olengi just nimelt see naine, keda ta tegelikult tahab. Aga tuleme tagasi interneti kommentaatorite juurde. Ja ma päriselt püüan hoida fookust selles ülispontaanses videos, mida ma ei planeerinud veel vähemalt 3 tundi tagasi tegema hakata. Niisiis, interneti kommentaatorid. Ma olen ilmselgelt nendega mõned korrad, rohkem kui mõned korrad kokku puutunud ja ma olen avastanud enda puhul, et on nagu päris mitu etappi, et kõigepealt kunagi kaugemas minevikus ma olin tegelikult päris palju mõjutatud nende inimeste sõnadest. Ehk siis täna mulle tundub nagu erakordselt jabur mõelda, et uskumatu, et kui palju ma tegelikult lasin ennast mõjutada ja kui palju ma tegelikult jätsin mingeid asju tegemata või välja ütlemata, sellepärast et no tollal oli veel väga palju neid anonüümseid kommentaatoreid, on ju. Et kusagil olid mingid inimesed, kes pole mind kunagi näinud, kes pole minuga kunagi kokku puutunud, kes lihtsalt mingisugusel põhjusel, endast lähtuval põhjusel, ilmselgelt, avaldasid oma arvamust, elasid oma mingisuguse viha, pritsisid oma mürgi välja ja siis mina seeläbi võtsin selle enda sisse, hakkasin seda läbi töötama ja küsima endalt, et aga äkki neil on õigus ja võib-olla nii ongi ja võib-olla ma ikkagi ei tohikski seda teha ja võib-olla olengi kole ja loll ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Minu arust on see nagu alati esimene etapp, mis tuleb läbi teha. Siis tuleb teine etapp, kus tekib just nimelt seesama arusaamine, et oota, aga tegemist on nagu mingisuguse põhivõõra inimesega ja see, mida ta ütleb palju rohkem tema kohta kui minu kohta. Siis jõuab kätte see etapp, mille eest ma mäletan, et ma mingi aeg hullult tunnustasin ennast, kus on võimalik lugeda neid asju ja lihtsalt niimoodi nagu täiesti tuimalt neid kommentaare kustutada ja kirju ka. Et kus sa nagu tunned, et sa ei pea sinna enam mitte mingisugust tähelepanu ega energiat andma. Ja siis mingi hetk jõuab kätte see sihuke järgmine etapp, kus osade inimeste puhul tekib väga tugev tunne, et kuhugi tuleb maha tõmmata see joon. Et kusagilt maalt ei ole enam okei. Ehk siis, kus tuleb tegelikult seista enda eest, jääda kindlaks oma tõele ja mitte lasta igal mammutil oma lilleaias trampida. Nüüd, mina olen isikliku kogemuse põhjal jaganud igasugused toksilised internetitrollid, ehk siis inimesed, kes ei tule enda emotsionaalse toksilisusega muud moodi toime, kui et üritavad seda igale poole laiali laotada. Ja päriselt ka, kui sul on nagu, kujuta ette, et sul on naaber, kellel ongi nagu väga palju toksilisi jäätmeid ja ta ei oska neid käidelda, ta ei viitsi sellega tegeleda, ta arvab, et üleüldse toksiliste jäätmete käitlemine ei ole tema probleem. Ja ta muud ei tee, kui ainult loobib neid üle aia sinu lilleveenrasse. Ja nüüd kujuta ette, et sa muud ei tee päevad läbi, kui et tegeled nende jäätmete kokkukorjamise, läbi töötamise, õigesse kohta viimisega. Kogu aeg
lapid neid tagajärgi, istutad uusi lilli, sellepärast et eelmised said hukka, sellepärast et need puutusid kokku toksiliste emotsionaalsete jäätmetega. See väga paljuski tegelikult tähendab, ma olen seda näinud tihti inimeste puhul, kes näiteks püsivad väga toksilises suhtes ja siis nad kogu aeg puutuvad kokku selle sama mürgiga, mis teeb nad haigeks ja siis nad võib-olla käivad teraapias selleks, et sellest mürgist vabaneda, aga siis lähevad tagasi sellesse samasse toksilisse keskkonda, kus nad puutuvad kokku jälle selle sama mürgiga ja siis nad jälle, ehk siis sisuliselt tegelevadki terve elu kogu aeg selle sama mürgi läbitöötamisega. Nüüd lähisuhetesse ma ei taha sinuga praegu minna ja töösuhetesse ka mitte. Tuleme tagasi nende samade internetitrollide juurde. Väga paljud nendest inimestest ja ma täiega tahan sind innustada, et ära jää liialt kinni sellesse, et sa hakkad nüüd nagu püüdma neid mõista ja armastada ja aktsepteerida ja ammugi ära anna nendele inimestele energiat. See tähendab tegelikult ka seda, et ära jää mõtlema selle üle, mida nad sulle ütlesid. Ja minu soovitus on ka see, et väga selgelt hakka eristama neid kohtasid, kus üldse tasub vastata nendest kohtadest, kus on sõna otseses mõttes block delete. Ja ma tegelikult soovitan sul ka mitte jätta seda mürki enda lilleaeda liiga pikaks ajaks, sellepärast väga tihti see mürk tõmbab ligi ka teisi. Ma olen tihti võrrelnud ka sellist kokkupuudet toksiliste inimeste ja toksiliste internetikommentaatoritega natuke nagu herilastega. Et kui sa pole kunagi herilaselt nõelata saanud, siis esimene kord on selline päris korralik litakas ja siis selgub ka see, et kas ja kui allergiline sa oled. Ja kui sa nüüd saad regulaarselt natukene nõelata, siis suure tõenäosusega ajapikku tekib sul immuunsus. Ja siis sa saad juba, kui sul näiteks herilase pesa taga hoovis, sa saad selle herilase pesa juba likvideerida, kartmata, et sa nõelata saad. Nüüd, kui sa saad korraga väga-väga palju nõelata, kui sa saad korraga nõelata väga paljudelt herilastelt või mesilastelt ja tuleb välja, et sa oled allergiline, siis see võib osutuda ka fataalseks. Ja selles mõttes see on küll nagu hästi kujundlik näide, aga me tegelikult näeme, me kuuleme neid lugusid, on inimesi, kes puutuvad korraga kokku mingisuguse suurema avaliku tühistamisega või siis suure hulga kriitiliste, materdavate, mõnitavate inimestega ja nad ei tule sellega toime. Nad ei ole vaimselt piisavalt vastupidavad, et selleks toime tulla, nad ei ole seda osa endast arendanud. Ma olen seda väga palju näinud ka näiteks selliste väikeettevõtjate puhul, kes võib olla kuidagi ühel hetkel pälvivad suuremat tähelepanu ja alati tähelepanuga kaasneb ka paratamatult kriitika. Et selles mõttes, kui sa istutad hoovi lilled, siis kohal ei tule ainult liblikad, tulevad ka herilased ja mesimummud, on ju. Ja päriselt mesimummud ökosüsteemi jaoks on hästi olulised, ma lihtsalt kasutan kujundlikku näidet, ma mitte mingisugusel juhul ei ütle, et mesimummud või herilased on halvad. Aga et tegelikult ma arvan, et seda laadi sellist vastupidavust on oluline kasvatada ja samamoodi tegelikult mesilaste sutsaka puhul me teame täna juba, teadus on tõestanud, et väga väikeses koguses tegelikult on see ka väga tervendav ja ma arvan samamoodi, et tegelikult ka sellise välise mürgiga väikeses kontrollitud koguses kokkupuude võib olla väga tervendav, võib aidata sul enda sisemist keset kasvatada, jõudu avastada ja väga oluline on eristada seda, et millised nendest asjadest on nagu päriselt konstruktiivne kriitika versus siis lihtsalt hinnang ja hukkamõist. Ja ülioluline, ma väga innustan sind ka nagu tunnetama ja pöörama tähelepanu sellele, kes on see, kes sulle midagi ütleb. Kui tegemist on inimesega, kes päriselt päevad läbi vaatab telekat, joob õlut ja peab nagu loovaks eneseväljenduseks teiste inimeste materdamist internetis, siis suure tõenäosusega see inimene ei ole pädev ega kompetentne kuidagimoodi sind kritiseerima. Et mulle nagu hästi meeldib see mõte, et tavaliselt kriitikud, kõige suuremad kriitikud ei ole need inimesed, kes ise midagi teevad, vaid need inimesed, kes lihtsalt istuvad ja vaatavad, kuidas teised teevad. Tead küll need kõige suuremad, need spordispetsialistid, kes ise pole mitte kunagi päevagi trenni teinud. Istuvad, vaatavad ja siis õpetavad jalgpallureid, kuidas nad paremini jalkat võiksid mängida, kordagi ise jalaga palli löömata. Ehk siis interneti kommentaatorid. Mina olen siis need tüübid laias laastus liigitanud 3 kategooriasse. Ja see on väga subjektiivne liigitus, tugineb puhtalt minu enda isiklikul kogemusel. Ühed
on siis täiskasvanud koolikiusajad. Ja neid on minu meelest erakordselt palju ja tihtipeale tegemist on inimestega, kes üritavad suhtes ükskõik millise teise inimesega koheselt kehtestada selle võimudünaamika, kus nemad sõidavad teisele inimesele sisse. Ja seda on võimalik tegelikult näha nii lähisuhetes kui ka tööalastes suhetes. Inimesed, kes tulevad ja sisuliselt siis, kui sina oled lõõgastunud, tunned ennast turvaliselt, mugavalt, siis keegi sõidab sulle täiesti ootamatult sisse mingisuguse hinnangu, etteheite, süüdistusega. Ja nüüd see, kuidas sa selliste olukordadega toime tuled, sõltub väga paljuski sellest, et nii-öelda millise treeningu oled sa teinud. Sellepärast, et nendes hetkedes on ülioluline selline emotsionaalne teadlikkus ja ka vaimne vastupidavus. Mõlemad nendest tänapäeval tegelikult on miski, mida tuleb arendada. Ja tänapäeva ühiskonnas mulle tundub, et see on probleem, et me lapime kogu aeg tagajärgi, aga me ei arenda seda osa. Me ei omanda neid oskuseid, me ei tegele nende asjadega, mis muudavad meid kergesti mõjutatavaks, manipuleeritavaks. Ehk siis täiskasvanud koolikiusajad. Inimesed, kes tahavad igas olukorras säilitada kontrolli ja kelle enesetähtsus ja suurus valdavalt tugineb lihtsalt sellele, et nemad suudavad pisendada, alandada, mõnitada teisi. Ja need inimesed tihtipeale on hästi üleolevad ja just sellisel nagu alandaval, mõnitaval moel. No tead küll, koolikiusajad, selles mõttes, et kui sind on koolis kiusatud, sa tead täpselt, millest ma räägin, on ju. Ja need inimesed peavad ennast, ise otsustavad, et nad on kuidagi nagu selles kiskja positsioonis ja siis sina oled see saakloom. Ja tea siis ka, et kui sina selle rolliga nüüd nõustud, on ju, ma olen märganud, et väga tihti sellised inimesed, ma olen täheldanud, et neil on ka teatud soolised, ealised iseärasused, vähemalt minu enda puhul, aga ma jätan selle praegu mainimata, sellepärast, et ma ei taha siin mingisuguseid stigmasid ega dogmasid looma hakata. Aga need inimesed väga tihti pole ise midagi saavutanud, pole midagi ise teinud. Ja nad siis ühel hetkel üritavad seda nii-öelda enda suurust tunda, tajuda või siis kuidagi nagu õigustada, põhjendada, saavutada. Läbi selle, et nad hakkavad valima mitte enam lihtsalt näiliselt endast nõrgemaid vastaseid või ohvreid. Mulle ei meeldi sõna ohver, aga ütleme nii, et ohvreid on ju sihtmärke. Et nagu kuulsad inimesed on nagu hea näide, on ju. Meeste puhul ma olen täheldanud päriselt ka, et nagu need kõige toksilisemad vanemad mehed kipuvad kõige rohkem nokkima nooremate naiste kallal, sellepärast et mitte ükski selline kiskjalik tüüp ei taha endale valida võrdset vastast. Ehk siis eos need inimesed püüavad valida neid, kes nagu nõustuvad selle madalama positsiooniga ja nüüd nii-öelda mida võimsama saagi ma endale välja valin, seda võimsama kiskjana saan ma ennast tunda. Ma ei hakka sulle võib-olla selles videos, sest muidu see asi läheb väga-väga pikaks, pikemalt rääkima sellest kiskja saaklooma dünaamikast ja sellest, et kuidas meil tegelikult inimeste maailmas, inimeste suhetes, see mängib väga paljuski ka välja ja tegelikult, et kui oluline on sul mitte minna mõlemasse äärmusesse, vaid siis ajad omaenda asja ja kui sa puutud kokku mõne sellise tüübiga, kes ise ennast kiskjaks peab või on ka päriselt kategoorias kiskja, et sa oskaksid enda eest seista, et sinust ei saaks sellise inimese ohvrit või saaklooma. Igal juhul koolikiusajad. Sa oled loll, vaata, milline sa välja näed ja nad tihtipeale ütlevadki, et see on konstruktiivne kriitika. Tegelikult tegemist on matardava üleoleva hinnanguga ja need inimesed tavaliselt ründavad. Ühel või teisel moel nende mingisuguste sõnavõttude eesmärk on rünnata, sulle teha haiget. Nüüd, nii kui see sind mõjutab, ma mäletan, et siis, kui mind koolis kiusati, siis mulle minu vanaema soovitas alati seda, et ole üle. No ole üle on minu meelest üks halvemaid soovitusi, mida selles olukorras anda, sellepärast, et üle tuleb olla vaimselt ja emotsionaalselt, mitte lihtsalt teha nägu, et sa oled üle. Ja ühele lapsele öelda, et ole lihtsalt üle, ilma õpetamata talle vajalikke oskuseid ja mitte talle seda olukorda lahti seletamata on minu meelest nagu sama hea, kui lihtsalt imikule noa kätte andmine ja lootmine, et ta ennast sellega ei vigasta. Ehk siis, jah, vaimne
üleolevus on jälle see, et okei, ma olen tast nagu parem, on ju, ma siis paigutan ennast hierarhias kõrgemale ja siis hakkame seda võimumängu mängima, on ju. Aga mina ütleksin, et immuunsus on küll väga hea. Et selles mõttes, et okei, sellel inimesel on mingisugune omaenda arvamus, mida iganes ma teen, teda ei kõneta, talle ei meeldi, tal on nagu kehv päev, tal on vaja kusagil seda välja elada. Fine. Aga ma ei paku talle nüüd seda võimalust. See ei ole see koht ja mina ei ole see inimene, kes hakkab talle mingiks elavaks, hingavaks, liikuvaks poksikotiks. Ehk siis saad aru sellest erinevusest, on ju. Ja siin on nagu ülioluline, et see tuleks sinu puhul kiusajatega kokkupuutel väga enesekindlast keskmest. Sellepärast, et need inimesed väga tihti, nad kõigepealt kompavadki seda pinda. Et selles mõttes, et kas sa tuled sellega kaasa või mitte. Kui sa koolis tuleta meelde päriselt ka seesama asi mängib välja, meil ka tänapäeval, kui me suured oleme, aga koolikiusajad väga harva valisid endale võrdseid vastaseid. Väga harva, kui taheti kiusata kedagi vanemat või suuremat, siis võeti pundiga kokku. Ja minu meelest seda näeb tegelikult tänapäeval ka väga hästi, igasugune avalik tühistamine, avalikud hukkamised ja muide, interneti kommentaatoritel on ka toredad grupid, kuhu siis nad saavad vahepeal jagada mingite inimeste riile või postitusi ja siis nad saavad seal punti võtta ja ühiselt hakata seda inimest materdama ja tühistama. Ehk siis saime nagu justkui nagu suureks, aga paratamatult lihtsalt täiskasvanuks või ealiselt vanaks saamisega ei kaasne alati vaimset küpsust. Ja väga paljud täiskasvanud inimesed siiski regresseeruvad väga paljudes kohtades ebakindla, tasakaalutu teismelise vanusesse. Nüüd lisaks täiskasvanud koolikiusajatele on meil need üleolevad targutajad. Ehk siis vahet ei ole, mida sa ütled või mida sa teed, need inimesed teavad alati, kuidas asjad päriselt käivad. Ja need inimesed mitte lihtsalt enda sees ei tea, et nad teavad paremini, vaid need inimesed igal sammul peavad ka kõigile teistele inimestele selgeks tegema, et need teised inimesed tegelikult ei saa üldse aru, mida nad teevad ja et tegelikult päriselt maailmas käivad asjad hoopis teistmoodi. Ja need inimesed on omamoodi ristiretkel ja nende eesmärk on siis kas põletada nõiad, kõik need teised inimesed, kes mõtlevad teisiti või kelle arvamus ei ühti nendega, või siis pöörata nad nii-öelda enda usku. Ehk siis peale suruda neile enda arvamus, enda maailmavaade ja panna nad sellega nõustuma. Ja need inimesed väga tihti ilma igasuguste teadmiste, kogemuste, välise validatsioonita, ehk siis neil tegelikult puudub ka selline positsioon selles vallas nüüd mingisuguseid pädevaid hinnanguid anda või kellegi teise kompetentsi hinnata, aga nad teevad seda ikkagi. Ma usun, et kui sa ise pole nendega kokku puutunud, sa kindlasti oled näinud internetiavarustes inimesi, kes lihtsalt nagu mingis valdkonnas võib-olla kõigi teiste inimeste postituste all muud ei tee, kui ainult kommenteerivad, et aga tegelikult see ei ole üldse nii, aga vot tegelikult käivad asjad nii. Ja no tihtipeale need inimesed siis teevad seda ka omakasupüüdlikult, on ju, et ühest küljest see nagu ego tasandil on see väga hea, ma olen targem kui sina, on ju. Ja kui ma olen targem kui sina, kuhu ma selles hierarhias kohe paigutun, on ju. Et kui nagu kiskjad paigutavad nii-öelda toiduahelas kohe kõrgemale, on ju, ma olen sulle ohtlik, sa pead mind kartma, on ju. Ja võib-olla ma ei ole sulle ohtlik siis, kui sa nagu hästi tubli lambuke oled, siis need inimesed tavaliselt tulevad ennast, paigutavad siukse nagu ma olen sinust targem võtmes hierarhias kõrgemale. Ma olen sinust targem, ma olen sinust parem, ma tean paremini, kes sa üldse oled selline, et seda asja siin teha. Ja ma olen vähemalt täheldanud, et eeskätt, mis puudutab selliseid loovaid väikeettevõtjaid, siis just nimelt see kategooria inimesi on põhjus, miks väga paljud inimesed ei julge oma enda asja teha. Võimalik, et see on ka põhjus, miks sina ei julge enda mingite asjadega nähtavale tulla, sellepärast et kusagil ja tõenäoliselt, kui sa nende inimestega kokku ei puutu, siis ma võin sulle kohe öelda, et sa ei tee oma asja piisavalt suurelt. Aga need inimesed, kes siis tihtipeale, kas on siis selles vallas kuidagimoodi võib-olla midagi juba teinud, väga tihti need inimesed tegelikult selles vallas midagi ei ole teinud, võib-olla nad on saanud mingisuguse, läbinud mingi koolituse, aga nad enda sees
on väga meelekindlad ja väga tihti ka väga jäigad. Mina tean täpselt, kuidas asjad käivad ja nii kui sa ka räägid samast asjast kas või teisi sõnu kasutades, siis sinu vaade on täiesti vale. Ehk siis nendel inimestel tavaliselt on ka mingisugune siuke nagu jutt ka juures, on ju. Et miks sa ikkagi loll oled ja miks sa ikkagi ei tohiks seda teha, mida sa teed. Ja väga tihti nende inimeste eesmärk on ka natuke nagu kuidagi vähendada sinu usaldusväärsust või sinu kompetentsust. Noh, kui sa nüüd koolikiusajaid kartma hakkad, siis sa tead väga hästi, mida koolikiusajad teevad. Kui sa nüüd hakkad nendele inimestele, kes peavad ennast sinust targemaks, enda vaateid või enda seisukohti või enda kompetentsust tõestama, siis ma arvan, et sa tead juba väga hästi, milline võimudünaamika sünnib ja kuhu sina ennast jälle sellises nähtamatus hierarhias paigutad. Sa ei pea enda kompetentsust hakkama tõestama inimesele, kes on sinuga hierarhias samal pulgal. Mis tähendab seda, et kui sina ei lase nendel ennast paigutada sinu suhtes kõrgemale ja ei paiguta ennast allapoole, siis sul on võimalik püsida samal positsioonil. Mis tähendab seda, et jah, sinul on selles valdkonnas oma vaade, oma lähenemine, mul on oma ja meil on mõlemal oma koht. Ma aktsepteerin seda, et sa ei nõustu minu vaatega, aga ma ei tagane enda vaatest ja see on hästi oluline, sest et nii kui sa hakkad korra enda seisukohast, enda vaatest taganema, siis see on väga selge märk nõrkusest, mida väga paljud teised inimesed hakkavad tulevikus ära kasutama. Nüüd 3. kategooria. Ise hakanud vanemad. Need on need inimesed, kes tulevad, sa on nunnukene, tubli poiss, tubli tüdruk, vaata kui nunnu, et sa sükest oma väikest asja seal kuskil teed. Vaata kui tore väike hobi sul on. Noh, stiilis, et sina siis väljendad ennast, sul on võib-olla mingi loov ettevõtmine, võib-olla jagad mingisugust enda vaadet, mida iganes. Ja vot siis tulevad need inimesed, kes on sellised üleolevalt patroniseerivad. Sisuliselt need inimesed teevad kahtepidi seda värki. Üks on see siuke pea silitamine. Noh, et ma olen sust nüüd nii palju suurem, ma tulen silitan su pead, ütlen, et tubli oled, on ju, tubli on ju. Noh, jätka niimoodi tegemist. Nüüd on väga suur erinevus, kas sind kiidab ja tunnustab keegi, kes võib-olla on su mentor või õpetaja või nagu päriselt füüsiline lapsevanem siis, kui sa väike oled. Kui sind kiidab ja tunnustab ka keegi, kes on võib-olla selles vallas teinud juba midagi, mida sina tahad teha. Ja siin on nagu hästi oluline tunnetada ka seda, kas see tunnustus tuleb nagu objektiivselt, noh stiilis, et ma näen, et sa siin oled ennast ületanud, sa oled siin kasvanud, arenenud, sa teed midagi väga ägedat ja ma kiidan ja tunnustan sind selle eest. Versus siis tead siuke seesama, et tubli tüdruk on ju. Et mina olen kokku puutunud inimestega, kes on nagu alustuseks tavaliselt vanemad meesterahvad, kes ütlevad, et oi, tubli tüdruk, vaata kui tore, et sa niimoodi eneseväljendust õpid ja niimoodi oma mõtteid siin teistega jagad. Ja siis, kui ma vaatan nende inimeste profiili, siis ma saan aru, et nagu sa oled must võib-olla mingisugune, ma ei tea, 10-15 aastat, vahepeal on väga keeruline öelda, on ju vanem. Ja mulle tundub, et kui nagu 40-ndad on nagu ukse ees, siis nagu see ei kvalifitseeru enam kategooriasse väike tubli tüdruk, eks. Ja teine pool on siis nagu, noh, teate küll need samad kriitilised vanemad, eks ju, kes nagu ütlevad ka, et sa oled nagu paha poiss või paha tüdruk või et ära nii tee. Ehk siis patroniseerivad üleolevad inimesed ja tihtipeale nende puhul ongi nagu tunda siukest nagu ise hakanud õpetaja, ise hakanud vanema. Mina päriselt pean neid ise hakanud vanemateks. Ja nemad teevad ikkagi siis seda sellise validatsiooni andmise või siis kriitika läbi, aga positsioon on natuke teine. Nad ei ole siuksed nagu kiskelikud, nagu siis meie need täiskasvanud koolikiusajad olid, vaid nemad on sellised patroniseerivad. Et noh, mina olen ikkagi nüüd nagu kuidagi, ma ei tea, kas siis guru või lapsevanem ja ma siis nüüd tulen ja siis nagu jagan kiitust ja armu ja võtan päid maha lähtuvalt siis sellest, mida mina õigeks pean. Ehk siis justkui otsustan, et mul on õigus sind premeerida ja karistada, kui sa siis teed midagi või jätad midagi tegemata. Nüüd siin mängib muidugi otsa loomulikult väga palju rolli see, milline on sinu suhe olnud sinu vanematega, aga
ole väga tähelepanelik, kui palju sind mõjutab ka mingite selliste inimeste kriitika või siis ka präänik. Kui sa hakkad nende inimeste kiitusega nõustuma, kui sa nüüd päriselt oledki siuke, et näed, vaata kui tore, et näed mingisugune, ma ei tea, ma kasutan päriselt lihtsalt seda enda elulist näidet, on ju, et a la mingisugune vanem mees, kelle profiilipildil on õllepurk või traktor, on ju, tuleb, ütleb mulle, et ma olen tubli tüdruk ja siis ma nagu tahan, et ta ütleks mulle veel, et ma olen tubli tüdruk. Siis kellele ma annan võimu oma tegemiste üle? Ma väga loodan, et nende 3 internetikommentaatorite tüübi ja nende selliste dünaamikate lahti seletamine aitas sul võib-olla praegu natukene teise nurga alt hakata nägema seda ja ma päriselt tahan rõhutada, et väga tihti see võimudünaamika saab paika pandud juba esimesel kokkupuutel. Väga paljud inimesed, mitte ainult internetiavarustes, vaid ka sinu igapäevastes suhetes. Ma väga loodan, et see ei mängi välja sinu lähisuhetes, töökeskkonnas on sellega lihtsam toime tulla. Aga väga paljud inimesed tegelikult juba kohe hakkavad kompama sinu piire ja on palju neid inimesi, kes tahaksid kohe kehtestada selle võimudünaamika. Ja nüüd nii kui sina hakkad ennast põhjendama, ennast välja vabandama, endas kahtlema või kellelegi midagi tõestama, siis sina oled selle inimese suhtes selles nähtamatus hierarhias kohe nõustunud positsiooniga, mis on vähemalt 1 pulk madalamal. Ja nii kui sina paigutad ennast kellegi teise suhtes 1 pulk madalamale, siis see teine inimene muutub ühel või teisel moel niiditõmbajaks sinu elus. Tema sõnad, tema arvamus, tema olemasolu hakkavad mõjutama seda, mida sa teed. Ja rääkimata sellest, et sa hakkad sinna väga-väga palju lekkima emotsionaalset energiat. Emotsionaalne energia on loov energia ja see on ka miski, millega meid minu meelest ei ole piisavalt hästi õpetatud toime tulema. Me absoluutselt ei näe, kui palju me tegelikult kaotame nii füüsilist, mentaalset energiat, oma aega, oma igasuguseid ressursse tegeledes emotsionaalse udrumudruga. Ja minu meelest on nagu ülioluline hakata eriti tänapäeval ärmakas maailmas, kus väga paljud inimesed päriselt teevad kõik endast sõltuvad sinu tähelepanu ja sinu sedasama loovat energiat, sellega kaasuvalt ka aega, raha ja kõike muud endale saada. Et see selline sisemise vaimse keskme kasvatamine ja sellise liigse emotsionaalse reaktiivsuse vältimine on nagu ülioluline. Ja minu meelest on nagu oluline mitte ainult rääkida sellest, et meil on vaimse tervise probleemid, vaid et tegelikult on väga oluline hakata omandama ka neid oskuseid, et kasvatada sellist vaimset vastupidavust. Et näha selgelt, mis toimub, kes on teine inimene ja tegelikult ka inimesed küllaltki kiiresti ja küllaltki nagu vahetult näitavad, kes nad on ja kuhu nad tahavad ennast sinu suhtes positsioneerida või millisesse positsiooni nad sind enda mängus paigutada tahavad. Ja sellest ma võiksin sulle veel, ma arvan, mingi 3 tundi rääkida, et kuidas tegelikult nii kui sa nii-öelda oma enda loos peategelane ei ole, siis sa paratamatult kipud kaduma erinevatesse kõrvalosadesse teiste inimeste lugudes. Ja tegelikult ma olen sellel teemal rääkinud rohkem kui 3 tundi. Ja kui sind see teema kõnetab, siis sa võid vaadata draamavabaelu.ee lehele, et seal on tegelikult üks selline korralik 14 tunni pikkune, ma ei saagi öelda, kas see on just päris koolitus, aga selline nagu korralik enesearengu, vaimse visaduse, emotsionaalse teadlikkuse kasvatamise teekond, mille sa saad individuaalselt läbi teha ja millest ma arvan, et sul võib olla väga palju kasu. Ja ennekõike selleks, et sa oskaksid paremini ära tunda seda, kui sinuga hakatakse võimumänge mängima, võib-olla saaksid märgata iseenda puhul neid kohti, kus sa tahad ise seda tegema hakata. Ja siis ka, mida sa saaksid teha selleks, et hakata seda vaimset keset kasvatama. Sellepärast, et nii kui sa oled mõjutatud teiste inimeste arvamustest, nende tegudest, tegemata jätmistest, nende sõnadest, nende hinnangutest, sa oled väga väikesesse kasti surutud. Sa kas siis lihtsalt kardad kogu aeg, sest maailm on keskeid täis koht, on ju. Ja kui sa tunnedki ennast selle väikese jänkuna pimedas džunglis
ja lihtsalt kogu aeg nagu püüad mitte teha liiga palju lärmi või kuidagi nagu mitte nagu nähtav olla selleks, et kusagilt ei tuleks mõni hunt ei sööks sind ära, siis noh, ilmselgelt sa eladki terve elu nii, on ju. Nüüd, kui sa kardad neid inimesi, kes peavad ennast kõige targemaks, absoluutse tõe teadjaks ja sa kahtled endas, kahtled enda teadmistes, kahtled enda oskustes, kahtled enda kompetentsis, siis taaskord, kus sa elad, mida sa teed? See on nagu väga palju jäikesid raame, piiranguid. Sa ei saa ennast vabalt loovalt väljendada. Sa ei anna endale isegi mitte võimalust selles valdkonnas midagi ära teha. Ja nüüd, kui sa lubad igasugustel suvalistel inimestel enda ümber hakata nii-öelda endale vanemaks ja siis nagu nemad on justkui need, kes hakkavad jagama sulle, tihtipeale päriselt võhipõõrad inimesed, ja siis nemad on nagu siis need, kes omadel tingimustel saavad sulle jagada armastust, no jutumärkides tähelepanu on ju, aga päriselt ka. Igasugune tähelepanu, ka tunnustav tähelepanu ei võrdu armastus ja seda on ka ülioluline täiskasvanuna teada. Aga kui need inimesed hakkavad nii-öelda sinu jaoks siis nendeks tähelepanu ja armastuse allikateks, ehk siis inimesteks, kes siis saavad öelda su tubli tüdruk või tubli poiss või siis nagu paha tüdruk, paha poiss, siis kelle reeglite järgi sa elad? Kus on see sina? Kus on see küps enesekindel täiskasvanu, kes läheb ja teeb maailmas omaenda asja? Ma väga loodan, et miski sellest, mida ma sulle nüüd spontaanselt ja täiesti üllataval kombel, ma arvasin, et ma teen sellest mingi 10-minutilise video, aga mulle tundub, et ma lihtsalt ei oska asjadest ülilühidalt ja ilma näiteid sisse toomata rääkida. Aga ma loodan, et miski siit võib-olla kõnetas sind, võib-olla jäi sulle kõlama, võib-olla aitab sul nüüd mingisuguseid suhteid või mingisuguste teiste inimeste tegusid ja käitumist näha teise nurga alt. Ja ma tahan täiega julgustada sind, mitte jääma kinni ka võib-olla sellesse hea inimese kuvandisse, et ma olen nagu paratamatult väga palju märganud viimasel ajal seda, et muudkui armasta, andesta ja aktsepteeri ja mõista ja värki-särki on ju, ja on oluline aktsepteerida teist inimest. On oluline mitte toita teda energiaga, noh tead stiilis, et olen vihane selle inimese peale ja siis nagu muud ei tee, kui mürgitan ennast lootuses, et tema nüüd sureb ära. Aga on ülioluline ka austada ennast ja tunda ennast piisavalt kindlana ja piisavalt toekana, ennekõike enda keskmes, et mingitele inimestele öelda ka, et kuule, see ei ole okei. Ma ei ole sinust nõrgem. Ma ei ole ohver. Ma seisan oma sõnade eest. Ma tean, millest ma räägin. Saad aru, see on hoopis teine koht. See ei ole see, et ma hakkan sul tõestama, ma hakkan ennast välja vabandama, vaid see on see, et ma ütlen, et ma mõistan, et sa näed asju teistmoodi. Aga see ei ole okei.